väike seapoiss. Martin, kes oli noorest saati tahtnud suureks ja tugevaks saada, otsis elus oma kohta. Teda vaevas sisemiselt, et tema isa, Maat, oli kogu aeg kodust ära, kuna töötas Moskvas. Martini sisemine äng aga aina suurenes. Ta lõpetas ülikooli ja isegi ülikooli lõpetamisele ei jõudnud tema isa kohale. Martin oli raevus. Ta otsis uut väljundit ja hakkas äriga tegelema. Ta rajas enda kohviku, kuid ka see ettevõtmine läks vett vedama. Nii ajas ta veel mitu äri pankrotti ja tema sisemisest raevust sai lausviha. Siis aga toimus tema elus suur muutus ja kõik hakkas äkitselt paremuse poole liikuma. Nimelt tuli Moskvast koju tagasi tema suurisa Maat, kellel olid kaasas 2 kohvrit. Ühes kohvris olid rublad ja teises kohvris venekeelsed instruktsioonid. Tema isa Maat oli värvatud Vene agendiks ja antud ülesanne teha konservatiivne partei. Martinile oma riigi müümise idee meeldis, kuna selle saab maha müüa ja ei pea mitte millegi eest vastutama. Nii asutigi koos seaperega tegutsema, loodi partei ja tehti oma propagandakanalid, millest valeinfot pasundada. Saavutati päris kõrged protsendid valimistel. Kuid nagu elus ikka, ei kesta ilusad asjad kaua. Nimelt hakkas Eesti rahvas faktikontrolli tegema Martinile ja ta kukkus sealt alati läbi. Nii liduski seapere sabad jalge vahel Venemaa poole minema, kus neile Mardi tööandja asüüli andis.